Viimane õhtu ja meil on paar tundi aega lennuni. Mu kohver pole vist kunagi olnud nii korralikult ilusti pakitud. Mis tunded on? Nii on. Jep, räigest. Aga noh, õnneks on lendav 5 tundi. Meil on aeg. No nii, ootame oma taksot, et minna lennujaama ja Austraaliasse. Vaat, juba. Tõesti hull. Tegelikult on päris hull sellepärast, et me praegu ei võtnud isegi mingit majutust sinna. Ma ei võtnud ära vaata lisa majutust. Ehk siis ma arvan, et jõuame koha peale. Küsime lennujaamast mingit lähedal olevat odavat hostelit või otsime lennujaamast mingi asja. Ja meil ei ole tööd, meil ei ole mitte midagi. Meil ei ole raha. Meil ei ole reaalselt mitte midagi. Loodame lihtsalt, et kõik läheb hästi. Peab minema. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka peab saama. Vähemalt meie kodutuks, sellepärast, et mul on siin käe peal kodu olemas. Let's go! Me lahkume meie viimasest Bali hotellist. Oh. Thank you, bye! Oh. 20 kilo ei ole. Sama. Ma ei saa aru, nagu Eestist siia tulla, see ei olnud küll see nii raske. Ameti lennujaamas ja ootame lennu peale minekut. Väga kaua juba ootame. Nii kaua räige uni lihtsalt tahaks täiega magama juba minna. Jääda. Meil peaks minema lennu 6 minuti pärast. Ja me ikka veel ooteruumis. Paar inimest on minu arust näinud sinna. Ja. Vaatame samat filmi erinevates ka teda ekraanide peal. Me oleme Austraalia! What the fuck? Ma olen nii väsinud. See on haige kui väsinud lihtsalt. Väga hull. Aga me oleme kohal. Me oleme lõpuks ometi kohal. Me päriselt ka oleme siin. Nii uskund. Ja see lennujaam on täiesti tühi. Nagu täiesti tühi. Vähemalt siia maani. Noh, veits vara hommikul. Kell on 6 hommikul. Nii, me oleme nüüd siin. Arvake ära, kes meil on koht, kuhu minna siit edasi. Ei ole. Ma ei taha mõelda sellele veel. Igal juhul jah, meil ei ole majutust ega midagi praegu. Lähme siit. Ja väljas on külm. Hullult külm. Nagu öö. Nii et ärge virisege soojade ilmade pärast. Siin on 2 kraadi sooja. Nagu... Me tulime Balilt siia. Balil oli kõige väiksem kraad, mida me tundsime selle 2 nädala jooksul 25 või 6 kraadi. Reaalselt. Öösiti ka. Siin on 2 kraadi. Praegu on 2 kraadi. Päeval läheb 23 peale. Nice. Elame üle. No nii, kell on peaaegu 7 hommikul, nagu mu silmadest näha on. Oih, mul käsin. Väljas on kuskil 2 kraadi sooja. Aga jumala mõnus on tegelikult ei ole. Tõsiselt ka räigelt mõnus lihtsalt peale seda kõike kuumust ja higistamist ja kõike. See on nii mõnus. Ja me istume siin õues ja meil pole õrna aimugi, kuhu me lähme või mis me teeme. Tahaks täiega magama minna. Ja siis hakata, ma ei tea, mida tegema, tööd otsima, aga nagu meil ei ole kohta, kuhu magama minna. Ehk siis
põhimõtteliselt me hakkame otsima nüüd, kas me leiame mingi koha, kus magada või mitte. Loodetavasti leiame. Eks näis. Kell on 8. Me saime omale kodu nädalaks ajaks. Ai. Ja me oleme nii fucking surväsinud. Ma isegi ei tea enam, mida ma suust välja jään. Ja sina oled maganud. Ja ma olen maganud. Ühesõnaga me nüüd ootame rongi, millega me loodetavasti jõuame õigesse kohta. Ja siis loodetavasti saame õige auto peale, et loodetavasti kuskile normaalsesse kohta jõuda. Ja maanduda. Millest me ei ole ühtegi pilti ega midagi näinud ja... Võib-olla isegi saab magada. Me oleme voodis. Leidsime endale elukoha vähemalt nädalaks. Kell on 9:30 hommikul. Pärast rohkem ei jõua. Ei jõuks ära. Hello guys! Tervitused Austraaliast! Hello! No nii, nüüd veel on... Meie esimene päev Austraalias. Teine tegelikult. Eile hommikul jõudsime, magasime põhimõtteliselt terve päeva. Ja saime siin inimestega tuttavaks, kellega me nüüd koos elame nädal aega. Sest et me saime ühe toa, ühte päris korralikku majja. Suurde majja, kus seal elab 4 eestlast veel ja peale see meie. on kahe nagu Eesti paari oma ja nad küürivad neid tube siis eestlastele just nimelt välja. Ja me saime nüüd nädalaks sinna toa. Olime suht mures töö pärast, aga praeguseks on meil päris palju pakkumisi juba tulnud, nii et põhimõtteliselt me vaatame ja valime. Ja... Mis oleks sobilik ja kuhu oleks võimalik saada, kuna tuli pakkumine nagu teise linna, aga samas nagu veel ei tahaks päris lennuki peale uuesti minna ja siit ära minna kohe sealt, kui jõudsime. Sest hetkel me oleme põhimõtteliselt 6 kilomeetrit kesklinnast, Brisbane'ist. Et suht hea asukoht. Praegu me mina sain endale telefonile uue SIM-kaardi juba ära, lähme ostame Liisale, käime pangas, teeme omale pangakaartid ja vaatame veits ringi siin poodides ja siis õhtul lähme koju tagasi, chillime veits niisama, teeme midagi süüa ja siis vaatame, sirvime veel tööasju. Eile saime lõpuks ometi siia keedetud kartuleid, mille Linda jättis täiesti tooreks. Ja ma olen vähemalt see oli kartul. Vot. Nii et praegu on kõik tipp-topp. Ma olen haige ainult. Mul on nohu. Nohu, teadsite, et tal on nohu või? Teadsite, et tal on nohu või? Sest ma 2 päeva või teist päeva nüüd korrutan seda, et mul on nohu. Aga esimese muljed, vau. Ja ma ei tahaks kunagi just enam ära minna. Ja kusjuures esimesel õhtul Liisa küsis kohe siin nende majaomanikude käest, et okei, aga kui sul see 2 aastat läbi saab, et kuidas seda ülejäänud viisat taotleda nagu? Ma olin jõud, et teha küll, meil on esimene päev, aga muidu on okei. Ma vaatan kogu aeg sinnast, et me ootame bussi. Hästi ilus tegelikult. Vähemalt mulle meeldib. Olen super excited selle. Ja ei ole ühtegi madu ega ämblikku veel näinud. Thank God! Võt selja taha. Aga mingi vetsus ja vannidmas käimine küll niimoodi, nagu ma vaatan kuhugi põrandale igale poole, et oh my God! Igaks juhuks. Võt. Aga davai, praegu kõik ok. Bye! Bye! Maxometi targetist ainu. Mul on enne põhjaks, miks me tulime üldse Austraaliasse. Ja see lõhnab nagu Hiina. Sätja, vau! Mul on ennast pisarad silmad. See on nii ilus hetk. Linda leidis endale juba midagi. Täiesti minu stiil. Ma olen väga pettunud. That was disappointing. Liza Koshy oli mu ootused väga kõrgele seadnud ja nagu target. What was that? Talv Austraalias. Täiega kuum on. Mingi 26 kraadi vist enne, kui ma vaatasin. It's hot. Täiega. Ja nii et ma ei tea, mis suvel saab. Räige töö on käimas.
teeb meie järgmist vlogi valmis. Kuula parem. Ma ei jõua enam. Subscribe, please.